Aga tere ka minu poolt. On hea meel ka minul kõiki pindamishuvilisi nii suures koosseisus näha. Ja enne just me kuulsime siin väga palju uut ja huvitavat pindamisest. Võib-olla enne ma tutvustan ka ennast, kõik kindlasti ei tea mind, nii nagu mina teid ei tea. Ma olen üles olnud aastast 1994 ja teiselt kursuselt mind Priit ja Märt leidsid ning pindamisse kaasasid. Ja niimoodi ma nüüd olen siin siis päris pikka aega, juba 20 aastat üles tööd teinud ja alguses objekti juhina, nii-öelda otseselt meistrina ja edasi juba kvaliteedijuhina. Tõsi, viimased 3-4 aastat nüüd ma olen rohkem juba seoses pigipadaga tegelenud emulsioonide ja bituumenitega ja ka polümeersete nende versioonidega. Aga pindamine on selles mõttes ikkagi hinge külge jäänud, et kvaliteeti käin ja kontrollin ja siis vaatan, kuidas meie poisid hakkama saavad. Vahel satun ka nähtavasti teie objektidele. Mõni on võib-olla mind ka seal näinud. Et see huvi ei ole nagu kuskile kadunud. Aga enne lõunat me just kuulsime siin hästi palju infot ja fakte, mis tundub, et teevad pindamisest iseenesest järjest areneva ja huvitava tehnoloogia katete remondi juures, taastamise juures. Ja esmapilgul võib-olla tundubki, et pindamine on tegelikult üks hästi lihtne asi. Paneme bituumeni alla, laome sinna killustiku peale ja nii nagu antud animatsioonina on väga hästi näha. Et tundub, et pindamine ongi imelihtne ja arvasin ka mina seda alguses, kui ma pindamist tegema hakkasin. Aga kas ikka on? Usun, et saalis on praegugi inimesi, kes tõesti arvavad, et see ongi lihtne. Aga kindlasti on ka neid inimesi, kes on pindamisega tegelenud ja aru saanud, et ega ta ikka nii lihtne ei ole. Et ka selle lihtsa tehnoloogia juures on väga palju erinevaid nüansse ja võimalusi kombinatsioonide vahel, killustik, kate, erinev sideaine ja nii edasi. Ise olen kunagi väikeses pindamisraamatus öelnud sellise lause välja, et igasugused killustiku ja sideaine varieerimise variandid pindamiskihis on võimalikud, kui nad piisavalt hästi läbi mõelda. Ja järjest selle tööga tegeledes ma olen jõudnud veendumuseni, et tõesti see on nii, et tegelikult on võimalik igale kattele temale sobiv tehnoloogia leida. Muidugi juhul, kui see katte üldse pinnatav enam on. Aga vaatame nüüd praegu, missuguseid katteid võib Eestimaal leida ja mis probleemid võivad meil ees seista ühekordse nii-öelda üldse pindamise juures. Et nagu me vaatasime seda esimest animatsiooni ilusti, et tõesti on hea lihtne. Paned siia sideaine, paned killustiku peale, aga paraku peab veenduma, et ega meil selliseid ilusaid siledaid katteid väga palju pinnata nähtavasti ei tule. Et enamasti nad on ikkagi hoopis teist laadi. Siit ei tööta see asi. See on nüüd selline asfaldi, see on nüüd selline tõesti silekatte. Seda on lust pinnata, ma arvan, et seda võib iga pindaja väita, et siin ei olegi erilist kunsti väga vaja, või näiteks antud juhul üks kulunud pindamine. Aga mis nüüd sellise pindamisega saab või sellise aluskattega, kui meil tuleks siia midagi teha? Võtame proovime. Oletame, et see on nüüd seesama alus, mida meil oleks vaja pinnata. Ma usun, et te olete neid kindlasti ka elus kohanud, näinud. Paneme siia 8-12 ühekordse pindamise. Vaata, mis saab. Sideaine, killustik peale. Mis olukord on? Ma arvan, et see kivi ei taha siia jääda vist nähtavasti. Mis me teha saame? Paneme sideainet juurde. Nüüd ta jääb. Küsimus on selles, kui palju me see sideainet juba panime ja kas see üldse reaalselt on nagu võimalik nii palju panna. Proovime sama katet nüüd pinnata 4-8 killustikuga. Võtame sama katte, paneme sideaine ja 4-8 peale.
tunduvalt parem variant, vähemalt minu arust. Tõsi on siin muidugi see seik, et selle vana katte nukid nähtavasti jäävad nähtavale, sellepärast et me ei suuda siia peale kivi kinni panna. Aga nii on, nagu meie praktika on näidanud ja nii nagu ma arvan, et tegelikult mitte midagi hullu ei ole, kui see kivi välja tuleb. Sellepärast, et see on kivi ikka edasi, vaatamata sellele, et ta on võib-olla natuke kulunud, võib-olla pealt murenenud natukene, väikese vihmatoimel on teda kulutatud. Aga ta töötab kivina edasi, sest mis on kivi eesmärk üldse pindamise juures? Kaitsta bituumenit, et keegi bituumenit ära ei kulutaks. Ja selle ülesandega saab tegelikult see kivinukk väga ideaalselt hakkama, täpselt samamoodi. Ja teda toetavad kõrval siis need 4-8 terad, mis moodustavad ilusa ühtlase kivi. Aga kui meil nüüd on selline variant, kus rattajälg on tunduvalt selline higistama kaldu ja samas telg ja kaheratta vahe on tunduvalt poorsemad ja urpsemad. Mis me nüüd teha saame? Proovime sellise variandi peal. Vasak pool siis on telg ja selline urpsem osa, parem pool siis ütleme nii, et kujutab meile rattajälge. Proovime jälle 8-12 kilustikuga ühekordselt. Paneme sideaine, paneme 8-12 peale. Rattajäljega nähtavasti on kõik korras. Siin on ilusti poole peal kivi, temaga ei juhtu midagi, aga mis on meil telje peal ja kaheratta vahel? Tundub, et see kivi ei taha siia samamoodi kinni jääda. Ja nähtavasti irduks sealt. Paneme sideainet juurde. Siis saame kinni. Tõsi, nüüd on kaheratta vahe ja telg ilusti ka kinni jäänud. Tõsi küll, missuguse sideaine kogusega. Aga mis juhtus rattajäljega? Siia küll liiklust peale ei julge lasta. Ma arvan, et siin saame sellised väga ilusad mustad jutid, pehmelt öeldes, raskemal juhul ladiseva ja kuuma ilmaga vägagi ebameeldiva olukorra. Vaatame, mis me teistmoodi teha saame. Proovime sellist varianti, et 8-12 killustik paneme rattajälge ja siia, nii nagu eelmisel versioonil, me proovisime, paneme sinna 4-8. Sideaine, 4-8 mujale, kaheratta vahele, võib-olla ka T-serva, rattajälgede osa 8-12 killustikuga. Mulle tundub, et nüüd peaks kõik korras olema. See kiiv jääb ilusti kinni ja ka see kiiv jääb ilusti kinni. Ja sellega seoses me tegelikult jõuamegi nüüd pindamisjuhendini, mis hakkas nüüd kehtima minu arust alates, vist oli septembrist või midagi sellist. Ja minu arust, minul vähemalt on väga hea meel tõdeda, et uues pindamisjuhendis on need tehnoloogiad väga ilusti ja nii-öelda ka piltlikult välja toodud. Et Marek nüüd võiks äkki sinna teisele ekraanile panna meil selle pindamisjuhendi taustaks. Pane PC, jah. Et siis me saame, ma ei tea, kui paljud on seda lehitsenud, ma usun, et pindajad on vast kindlasti kõik seda lehitsenud. Aga ma kiirelt ja kergelt võib-olla käiks need tehnoloogiad järjest üle, et mida nad endast kujutavad, kuhu nad tegelikult sobiksid ja kuidas me neid valima hakkame, sellest me räägime siis juba peale seda. Ma arvan, et tark on nad enne läbi käia. Esimene, ühekordne pindamine, kõige lihtsam. Nagu me ka veendusime, et ta on kõige lihtsam, aga eelmise 2 näite põhjal ega ta igale poole paraku ei sobi. Järgmisena on ühekordne 2 fraktsiooniga, kus siis me paneme rattajälge jämedama fraktsiooni 8-12 ja teljeosale 4-8-ga nii-öelda siis pindame üle kaheratta vahe ja mujal oleva teekate osa.
Siin ka midagi keerulist iseenesest ei ole. Ühekordsest ma ei rääkinudki, et siin midagi keerulist oleks. Paned üleni bituumeni alla, üleni killustik peale. 2 fraktsiooniga pindamise juures, kus me paneme rattajälge jämedama, on ainukene vahe see, et me peame selle rattajälge õigesse kohta saama. Et siin on kindlasti nüüd oluline see, et killustiku laotaja, kes paneb rattajälge, väga täpselt selle õigesse kohta paneks. Aga üldjuhul, kui seda ka teha, siis sellisel kattel, kus on telg urbne, 2 rattavahe urbne ja rattajälg sile, siis tegelikult bituumeni või emulsiooni kile peal on väga ilusti näha, kus kohas see rattajälg asub. Et iseenesest on isegi võimalik täitsa selle järgi orienteeruda, vähemalt meie oleme seda niimoodi teinud. Sest kui te ka liikluses olete näinud, siis rattajälg ei lähe alati ühe koha peal. Ta kurvides tahavad ikka inimesed natukene sisekurvi poole liikuda. Et see tähendab seda, et vasakule pöörava kurvi juures nad liiguvad tee telje poole ja kui paremale pöörav kurv on, siis nad kipuvad tee serva poole minema. Et see on kindlasti selle tehnoloogia juures üks oluline asi, mida jälgida. Järgmine, mis meil tuleb, millest on ka täna räägitud juba, on ühekordne 2 puistega. Mis ma pean ütlema, et on üles saanud selliseks juba klassikaliseks, et kunagi me tegime ainult ühekordseid. Nüüd me enamasti teeme 1,5-kordseid, kuna ta tundub, et on keerukam, aga samal ajal ta annab väga palju eeliseid meile võrreldes ühekordsega, ka töö teostamise ajal, rääkimata sellest, mis juhtub peale seda, kui see pindamine on valmis saanud ja ta liikluse alla läheb. Siin midagi keerulist ei ole, kui tuleb ainult see jämedam killustiku fraktsioon õige kogusega tee peale panna. Sest 4,8 on juba asi lihtne. Sa puistad lihtsalt sinna ta vahele, kõik mis rohkem läheb, see täidab meil teepenreid. Milleks ta hea on võrreldes ühekordsega? Ma nagu juba mainisin, siis Marek rääkis sellest väga ilusti, sellest hernetera teooriast. Siis 1,5-kordse puhul on see hernetera teooria takistatud, kuna me ei lase nendel kividel enam pöörelda. Kui me ühekordset vaatame tagasi, siis mingid vahed jäävad siia alati vahele ja kinnihoidjaks on ainult see sama kontaktpind siin otseselt bituumeni sees. Sellepärast on ta eelistatud linnaliiklustes, ristmikkel, suurema liiklusega teedel ja kindlasti ka igal pool mujal. Kindlasti on tal üks eelis veel see, et mida meie kogesime sellel tänavusel kuumal suvel, siis ta ei lähe nii lihtsalt krõbisema, kui emulsiooniga tööd teha. Olete kogenud kindlasti kuum ilm, 30 kraadi sooja ja mis juhtub, liiklust on võib-olla, ma ei tea, 2000 autot natuke peale ja oled nagu oma töö ära teinud ja siis kuskil objekti alguses seal hakkab siukene krõbin ja plugin peale. See on täpselt see sama asi, millest Marek rääkis. Herneterad, neid hakatakse keerama lihtsalt. Ja nad keeratakse nagu võileibki kukub alati maha või poolega allapoole. Sama asi, bituumeni pind tuleb üles poole, seal pinna peal laguneb kohe emulsioon ära, kleebub rataste külge ja see on nagu lumepalli efekt. See lihtsalt läheb. 1,5-kordse puhul me oleme tähendanud seda probleemi praktiliselt ei esine. Me võisime see suvi rahulikult tööd teha ka 30 kraadiga, sellepärast et me paneme küll esimese kihi hõredalt, aga meil tuleb kohe see 4,8 järgi. Me kiilume selle kohe kinni. Ja siis ei ole enam nendel ratastel mitte ühtegi kivi võimalik keerata. Ta lihtsalt ei keera neid, sest nad on lukus. Järgmisena on meil nii-öelda eelmise natukene edasi arenenud variant, kus me siis paneme samamoodi või rattajälje variant nii-öelda, kus me rattajälge tahame natukene jämedama killustikuga pinnata ja telje peale piisaks täiesti vabalt ka 4,8. Ainuke vahe nüüd tavalise rattajäljega pindamisega on see, et me saame teha rattajälge ka 1,5-kordse, mis on vastupidavam, kannatab rohkem liiklust, kuumaga on parem. Selleks me peame lihtsalt selle rattajälje jämeda 8-12 fraktsiooni puistama natuke hõredamalt ja kiiluma siis nii-öelda kinni 4,8-ga. Aga see tähendab tegelikult seda, et me pindame kogu selle poole üle 4,8-ga. Lihtsalt enne on tehtud rattajälg,
kuhu vahele me saame siis samamoodi selle 4.8 panna. Kui me teeme tavalist rattajälge, siis me enamasti seda osa ei puista 4.8 üle. Ta võib-olla siiani natuke läheb, aga ega siia vahele midagi eriti ei satu. Et põhimõte on ikkagi see, et siis me puistame 4.8 ainult selle osa üle. Siia ei satu midagi. Kas sa siin, Rein, kommenteerid ka sideainenormi? Et kui rattajälge läheb erinev killustik kui mujale, kui suur see muutus on? Kindlasti tuleb ka seda arvestada, sellest meil tuleb ka selles praktilises pooles nähtavasti juttu natukene. Et kõige paremini praegu on klappinud ikkagi 8.12 ja 4.8 omavahel, just selle sideaine normi pärast. Sest siin me paneme ikkagi ühesuguse sideaine normi kogu sellele paanile. Ja 8.12 ja 4.8 puhul see sideaine normide nagu see koguste vahe on täpselt selline, et ta sobib siia, kus liiklust ei ole, 4.8-le väga hästi, et kivi kinni hoida ja ta higistama ei lähe. Ja samal ajal me saame mitte reguleerida, vaid pigem on see sobilik ka 8.12 jaoks rattajälge. Et kui me nüüd tahaks kasutada näiteks rattajäljes 12-16 killustikku, oletame, et see alus on hästi pehme, suisa pigine kohe, niimoodi, et 8.12 upuks sinna tegelikult täiesti ära. Et kindlasti tuleks seda vaadata siis natukene teise pilguga, et kuidas need normid nagu klapivad. Et jämedalt on ikkagi asi see, et kui me sideaine normi määrame, me vaatame 2 erinevat asja. Me vaatame seda osa, missugune norm 4.8-ga oleks vaja siia panna. Ja me vaatame seda osa, missugune norm oleks vaja nüüd panna siis antud kiviga rattajälgede osale. Ja nüüd vaatame, kui suur see erinevus on. Et me saame mingis suunas seda natukene tasakaalustada nii või teisiti, et nad klapiksid. Kui nad üldse ei klapi, siis peame kas teise kivi valima, emba kumba kas siia või siia. Et seda tuleb vaadata alati nagu konkreetse olukorra juures. Ühekordne kiilumismeetod. Selle kohta me näidet juba nägime, kui me üritasime sellisele alusele panna nii-öelda sama fraktsiooniga pindamist peale. Me saame ta sinna kinni. Kindlasti on nii mõnedki siit saalist ka selle kinni saanud ja väga hea tulemus jäänud. Aga küsimus on selles, palju me see sideainet paneme. Et sideaine on tänapäeval ikka väga kallis ja eks ta ajab ka selle pindamise kallimaks. Et selle arvelt, kui me siia paneme hästi palju sideainet, me saaks võib-olla mingit teed teha kilomeetri 2, võib-olla 3 rohkem. Et selles mõttes ta ei ole optimaalsem lahendus, kui me siia suure kivi paneme. Samas on väga hea lahendus, kui me siia 4.8 paneme. Fiiberpindamine. Ega fiiberpindamine ei olegi midagi muud erilist, nagu nähtavasti kõik siin teavad. Kes ei tea veel, siis ta võib olla nii tavaline ühekordne, 1,5-kordne, võib teha ka rattahelje pindamist. Sisuliselt teda võib kaasata ükskõik missuguse tehnoloogiaga. Et ainuke vahe selle juures on see, et 2 bituumeni kihi vahel on klaasviibri kiukiht, mis nüüd peaks ja tavaliselt ka hoiabki, nii nagu meie kogemus nüüd näitab, sellised alla 3 mm praod ilusti kinni. Et ma olen ise neid objekte käinud ja sõitnud, ma küll ühtegi ilusat pilti ei leidnud selle kohta, aga on väga ilusti näha tegelikult pildi peal, kuidas see prao koht, kus enne nagu pragu on olnud, need nagu bituumeni sellised joad jooksevad selle koha peal. Sa näed, et ta on sinna sügavamale sisse läinud, aga pragu ise ei ole lahti tulnud. Et loomulikult me ei saa fiiberpindamise juures rääkida mingitest pinnase nihkest tekitud pragudega või alusest põhjustatud pragudega. Et need on alati ka suuremad kui 3 mm enamasti. Et nendega on fiiberpindamisega natuke lootusetu neid kinni saada. Sandwich pindamine, seda väga vist Eestis ei kasutata. Mina olen seda ikka mõnel korral praktiseerinud, eriti sel ajal, kui lapiti veel teid nii-öelda kannu ja ämbriga, kus nii nagu Aivogi väga hästi ütles, et see oli väga ammune aeg. Tänapäeval ainuke asi, kus sandwichi nähtavasti saaks väga edukalt kasutada, on tõesti teed, mis meil on higistama läinud. Et see aitab päris ilusti. Isegi tol ajal, kui ma tegin neid selliseid pindamisi, kus oli neid pigilappe hästi palju, siis ma otsin selle sama 8.12
ja puistasin lihtsalt kuivalt alla sellele tee osale, mida ma nagu pinnata plaanisin. Ja üllatus, see toimis. Need pigilapid ei tulnudki enam välja, ei 2 aasta pärast, 3 aasta pärast. Et oli niisugune lihtne variant. Ja osadel teedel isegi oli see asi, et ma pidin alla puistama, sellepärast et tegid niisuguse kuuma ilmaga tööd ja kui tornaator läks ja ta korjas lihtsalt need aukudes olevad need pigilapid, korjas lihtsalt välja. Kõik ratta külge niimoodi. Pärast olid rattad kandilised. Ma ei saanud ise seda tööd teha. Masinad ei suutnud seal peal sõita. Sest tol ajal veel lapiti, ma nüüd ei taha öelda põlevkivibituumeniga, aga see läks eriti vedelaks ja hakkas kleepima päris hästi rataste külge. Sandwichi puhul siis midagi keerulist muud ei ole. Näete, siin on ka näha, kivi on kergelt tunginud katte sisse. Et tihtilugu mõningal teedel lihtsalt ühekordselt ei ole võimalik rakendada, sellepärast et sa ei oska sinna sideaine normigi panna. Ja sellepärast on väga hea enne puistata see jämedam killustik sinna alla ja siis kiiluda vahele kinni mingi natuke suurema fraktsiooniga. Et siis jääb see bituumen ei lähe selle vana bituumeniga otseselt kontakti ja ka higistamisoht tunduvalt väheneb. Nüüd 2-kordne pindamine. 2-kordsest pindamisest tuleb meil hiljem ka natukene juttu veel. Neid on võimalik mitmel moel teha. Siin on meil klassikaline versioon, kus on 2 eraldiseisvat kihti. Kasutame teda enamasti ikkagi selliste kõvemate kattete puhul, kus me ei pea bituumenit otse katte peale panema. Tolmuvavad katted nii-öelda. Nii kui me hakkame seda bituumenit või emulsiooni tolmu peale panema, isegi vahet ei ole, on ta bituumen või on ta emulsioon. Mõlemad tõmbavad sellised tolmuaugud sisse. See tähendab seda tegelikult, et alumine kiht ei ole enam ühtlane bituumeni kile ja see võib tekitada ka omakorda probleeme. Nüüd eelpuistaga 2-kordne pindamine. Ma mäletan, kui ma esimest korda seda tegema hakkasin, siis mind naerdi välja, mis mõttes, kuidas sa seda niimoodi teed. Et see ei ole ju võimalik. Miks sa paned ühe kihi ilma nagu. Aga see tuli täpselt sellest probleemist, millest ma eelmise tehnoloogia juures just rääkisin, et tolmu peale me ei saa bituumenit emulsiooni panna. Ja siis tekkiski mõte, et aga puistame sinna enne ühe kihi mingit kivi alla. Me tekitame endale niisuguse tehnoloogilise padja, kus peal tegelikult autod saavad ilusti liikuda, sõita ja samal ajal, kui ma selle emulsiooni bituumeni sinna panen, siis ta enam ei lähe niimoodi aukudesse, sellepärast, et siin vahel pole enam seda tolmu. Ja samal ajal, kui te vaatate seda tehnoloogiat, siis need suuremad kivid on tunginud kergelt katte sisse. Mitte katte sisse, vaid selle tolmu sisse. Ja töötavad tegelikult mingil määral selliste ankrutena, et nad ei lase sellel kattel liikuma hakata. Milleks ta sobib? Nagu ma ütlesin, kõik, kus on tolmused, sellised katted, mida me tegelikult harjata ja pühkida ei saa. Tehakse siia 2 kihti siis, nagu ma ütlesin, esimene kiht puistame kuivalt, ilma ühegi sideaineta. Enamasti seal võib kasutada 12-16, enamasti kasutame isegi mingit 8-16 varianti, sellist lihtsamat paekillustikku, kuigi seal on ka omad probleemid, aga sellest me räägime järgmises töötoas juba, kuidas neid asju teha. Siis 2-kordne ümberpööratud pindamine. See on selline huvitav versioon, mida ma vist 1 või 2 korral olen rakendanud, aga sellist otsest kogemust ei ole, aga tema sobib väga hästi sellistele katetele, kus tegelikult see vana kivi on nüüd olemas, aga kate ise kipub nagu ära lagunema. Me tahame sinna pindamist teha. Ühekordselt on sinna vähe teha. 2-kordne võib-olla ei ole ka kõige mõttekam. See klassikaline 2-kordne, kus me paneme jämeda alla, sest jämedat me alla ei saa panna, me ei suuda siia jälle nii palju sideainet panna, kui me tahaksime panna. Siis on hea versioon panna esimene kiht, näiteks 4-8. Panna esimene sideaine kiht, puistata sinna 4-8, täita nii-öelda tegelikult need vahed kõik ära. Me saame nii-öelda kiilumismeetodiga ühe kihi, kuhu peale me siis võime pinnata nüüd ükskõik mis fraktsiooniga. Paneme sinna 8-12, võime sama fraktsiooni sinna panna, mis me alla puistasime, aga me saame selle katte lagunemise igal juhul pidama.
Ja viimane tehnoloogia, mis on pindamisjuhendis välja toodud, on ridakillustikuga pindamine. Nimetatakse ka veel OTA pindamiseks. Selle kohta võib ka öelda, et see on väga huvitav ja hea lihtne meetod tegelikult katete tolmuvabaks muutmisel. Et väga suur kogemus on, ma tean, Saaremaal ja nagu ka Marek rääkis, et nemad on seda päris palju seal tellijaga nagu sellise ühise nagu, jah, sellise koostöö leidnud. Ja väga edukalt muudavad Saaremaa tolmuseid katteid tolmuvabadeks. Ja see toimib päris ilusti, sest tänu sellele turiste tuleb rohkem, turist tahab ikka sõita tolmuvabal kattel. Tolmune katte, ega ta ei taha sinna mere äärde ja hakata võib-olla ronima siis. Et auto läheb mustaks ja siis ei saa kuskil autost välja tulla ja nii edasi. Nii palju siis praegu nendest tehnoloogiatest. Aga kuidas me nende tehnoloogiate seast nüüd selle õige saame välja valida? Mul on väga huvitavad värvid siin, mul on siin hoopis teised värvid. Ma ei oskanudki siin vaadata. Ma loodan, et ikka näete, mis see kirjutatud on. Taustavalik ei olnud kõige parem. Arvutus oli palju parem. Et kuidas me siis tegelikult valime siit selle õige tehnoloogia välja? Et nagu me piltidelt ja skeemidelt nägime, siis erinevad alused vajavad väga erinevat lähenemist. Ja pindamisjuhendis on tegelikult ka nüüd ilus tabelimaterjal välja toodud, mille alusel me saaksime seda valikut natukene lihtsamaks teha. Sest tegelikult on kindlasti väga hea ja lihtne pakkuda igale teele ühekordset 8-12 pindamist, aga see ei pruugi olla alati kõige optimaalsem lahendus. Ja katsume siis koos sellele lahenduse praegu leida, et kasutades pindamisjuhendit, tema tabeleid ja vaatame, kuidas me neid katteid eristada saame. Minu arust on selleks vaja tegelikult, et kasutada seda pindamisjuhendi materjali ja neid tabeleid, meil ainult 3 asja. Kattetüüp, on ta siis asfaltbetoon, vana pindamine, kindlasti fraktsiooniga pindamine, sest me peame teadma, mida me sinna peale hakkame tegema. Siis järgmine on oluline struktuuri sügavus, nagu me näidetelt nägime animatsioonidelt erinevate tehnoloogiate kohta, siis kui palju sinna sideainet tegelikult läheb, mis kivi sinna oleks hea ja sobib panna. Ja viimane, liiklusintensiivsus, kus me saame need asjad kõik. Kattetüübi välise vaatluse teel, käime vaatame selle tee üle. Kui vaja, siis me ei oska hinnata näiteks, missugune selle kivi läbimõõtsel on, keegi ei tea enam, mis kiviga see pinnatud on. Võtame joonlaua, võtame nihiku, mõõdame need suuremad kivid ära. Need on kõige olulisemad meie jaoks. Me saame enam-vähem teada, mis see kõige suurem kivi seal on, mis fraktsiooniga võib olla tegemist. Kattetüübi puhul vist on ka see T-register mingi tööriist? On täitsa olemas, jah. Noh, saab ka näiteks seda kasutada iseenesest. Mis kattetüüp ja... Jah, et kui seal on, millega pinnati viimati ja mis aastal, siis on täiesti kasutatav, jah. Et mina olen tavaliselt koha peal käinud. No muidugi, oma silm on kuningas, et... Seda muidugi. Ja mida rohkem me nagu edasi siin läheme, me saame ka aru, et tegelikult me ei pruugi nagu neid andmeid alati saada usaldada. 3. asi, liiklus, teine asi, struktuuri sügavus. Liivalõigu meetod. Seda me kohe ka proovime ja katsetame siin ise. Vaatame, kuidas selle kaamera pildi all välja tuleb, et kuidas see erinevus nagu välja kukub. Ja 3. asi, liiklusintensiivsus. Nagu ma ise veendusin, siis need andmed on ka täiesti Maanteeameti kodulehelt saadavad. Iga aasta kohta on olemas põhiteed, tugiteed ja isegi kõrvalteed on täiesti meil liiklusintensiivsused saadavad ja nende järgi nii-öelda ka need pindamisjuhise tabelid kasutatavad. See on tegelikult vaata ja nagu märkus see, et tegelikult kattetüüp saab küll paika selle T-registrist, mis seal siis, mis tüüpi katte on. Aga nii ehk naa sa pead minema vaatama kohale, tegema liivalaigu, ja siis on see pluss veel juures, et sa saad juba hinnata selle visuaalse... Siis sa näed konkreetset katet ka juba, jah, sest liivalaiku me vist registrist ei saa. Veel ei saa. Võib-olla kunagi saame.
me ju kõik liigume sinna, lõpuks võtad telefoni välja ja vaatad, selline asi, väga meeldiv. Liivalaigu meetod. Marek valmistab meile seal kohe selle liivalaigu meetodi äkki ette, paneb selle plokki, mul on tehtud, jäta see alla sinna, muidu me kriibime selle laua äkki ära. Ma avastasin, et see fiboblokk on suht sarnane sellisele asfaltkattele ja ma natuke töötlesin ühte poolt sealt, et ma ühest poolest tegin nüüd rattajälje ja teisest poolest tegin siis nii-öelda sellise poorsema osa. See kukub kohe meilt alla. Selle peaksid kõrgemal natuke tõstma. Aga vaatame, kuidas me selle liivaringi sinna teeme siis. Tuleb võtta 10 milliliitrit liiva. Meil on liiv siin. Ja meil on väike süstal. Võib ka olla mingi muu mõõtevahend, põhine, et tal on see 10 milliliitrit kuskil peal. Täidame selle alati natukene rohkem, 10 milliliitrist, sest meil tuleb ta kokku ka tihendada. Koputama peale 3-4 korda. Kui natuke palju, siis võtan vähemaks. Siin ma maha ei hakka kallama, tee peal saate maha kallata. Ja kui meil see 10 milliliitrit on olemas, siis kallame lihtsalt see peale. Ja veendume. Muidugi üks asi veel. Minul on aluspind ilusti praegu puhas. Aga kui me tee peale läheme, siis kindlasti peaks olema mingisugune harjake, vahel ka terashari, sest seal on lehesodi, seal on mingit vana materjali, mida iganes seal on. Sest kui me enne pindamist pühime katte ära, siis see asi tuleb sealt kõik välja. Ja kui me sellega ole arvestanud, näiteks saame vale liivaringi, siis võib vale tehnoloogia sellega seoses valida. Katsume ta võimalikult ümmarguseks teha, alati ta muidugi ümmargune ei tule, minul tuli ka natukene ellips. Rein on suur hokifänn, siis see on hokilitter, vaata. Lihtsalt ma mõtlesin, et millega seda kõige parem on nagu laiali õõruda, vaatasin ka seda liivalaigu meetodi standardit. Tõsi, seal on öeldud nüüd, et ta peaks olema siis sentimeetri õhem natukene, 65, see on 75. Aga samal ajal tal on kõva kummist pind, kaal on enam-vähem õige, temast on hea kinni hoida, ta on tasane. Et õõrume siis ta siia sisse, vaatame, et need alumise katte nukid tulevad ilusti välja. Võtame mõõdulindi, ma tegin tõesti ellipsi siia. Me saame 115, ma ei tea, paistab isegi või? Sinna paistab ka peaaegu. 115, teist pidi saame 85. Mis meil keskmine tuleb? 100 tuleb. Täpselt 100. Nii, aga nüüd proovime kõrvalosal. See nüüd oli tegelikult siis see kulutamata osa nii-öelda, kui me võtame jämedalt, et see on nüüd asfaltkate. Vähemalt ma niimoodi imiteerin, ma värisin mustaks, siis paistab natuke asfaldina. Paistab küll, jah? Nii. See koputamine tundub küll väga, jah. Skutt on puudu veel. Skutt on puudu, jah. Ja süstal on ka olemas. Ma ei tea, tee peal seal teed kuskil. Teeme edasi. Politsei tuleb, vaatab, koputad seal niimoodi. Tuleb küsima, mis sa teed nähtavasti. Me peaks õõruma nii kaua, kui see ring enam suuremaks ei lähe. Ma sain jälle ovaalse. Tea, miks ta mul ovaalne tuleb. Ja tegelikult on isest nagu variant, et tulge pärast vaatama, et tegelikult see urbne osa, kus on väiksem ring, et tegelikult seal ei ole üldse väga suur vahe. Aga nagu näed praegu liivalaigu meetodiga, siis tegelikult on see vahe. Ja, nagu kui niimoodi katsuda, et tee peal käid ka vaatad, et enam-vähem ühesugune, aga teed selle liivalaigu seal ja sa võid imestuda. Et siin nüüd tuli väga suur vahe, ma sain 180 siit keskmiseks. Aga, ja teine oli 100, et selles mõttes vahe silma järgi nagu ei tundugi nii suur. Ja niimoodi me saame liivaringi ja suudame eraldada nii-öelda seda struktuuri sügavust erinevatel katetel, saades sealt selle keskmise ringi läbimõõdu. Mida see meile tegelikult jämedalt näitab? Ma tegin ühe sellise arvutuse, sellise tabeli, kus nüüd see sama liivaring on arvestatud mahu peale.
et kui suur hulk mahtu kadus nüüd sinna struktuuri vahele ära. Ja kui me selle nüüd võtame mahu järgi sideaine normi peale, siis tegelikult, kui me võtame selle esimese 100 liivaringi, siis puhtalt nende selle struktuuri nagu täitmiseks, tasapinnaks kuni nukkide ülemise servani oleks meil vaja 1,3 liitrit ruutmeetri kohta. Samal ajal, kui me võtame 180, siis seal oleks vaja ainult 0,4, et täita ära see struktuur. Loomulikult ka mingi osa tegelikult imbub kattesse, imbub pooride vahele, aga see ei ole nii suur osa. Suurem osa läheb ikkagi nende pooride täitmiseks. Ja selle järgi on ka väga hästi tegelikult näha, et kui me nüüd seda kiilumismeetodit näiteks ei kasuta ja teeme igal pool 8-12 pindamise, siis me peame hirmsa hulga kasutama sideainet tegelikult nende pooride täitmiseks. Loomulikult kivi läheb ka mingil määral sinna katte sisse. Ma teen siia ühe, oletame, et see on nüüd see sideaine norm, mis on kuni tippudeni ära kaetud ja me hakkame sinna kive laduma sisse. Ütleme, need on 8-12 terad nüüd. Siia ta läks päris ilusti. Loomulikult ta lükkab ka natukene seda sideainet kahele poole välja. Et see mahu osa kindlasti täidab ka seda osa ja suurendab, aga samas seda kivi on väga raske siia kinni panna. Me peame siia päris palju juurde panema. Et kui me vaatame seda osa, see näiteks oli 1,6 ja nüüd, et poole kivini see asi kinni võtta, me peaks 0,8 sinna juurde panema. Päris suur norm juba. Samamoodi on teiste suurte kividega, kui me need sinna laome. Palju optimaalsem selleks, et ta nüüd kinni saada, see sama kivi korralikult. Me peame siia juurde panema, nii nagu ma mainisin. Samas, kui me paneme neid väikseid kive siia pooridesse, siis me ei peagi midagi juurde panema. Me saame jämedalt arvestada tegelikult selle normiga, kui palju meil selle liivalaiguga on vaja seal poorides ära täita. Aga loomulikult me peame arvestama sellega, et nuki peale, need head mustad nukikesed, eriti kui on valge kivi näiteks, siis need mustad nukikesed võivad paista päris tükk aega sealt välja, kuni siis kulutatakse see bituumen pealt ära. Jah, kui seal all on sul killustik on veel hele ka, lubjakivi või poekivi, et siis tegelikult see, mis sa teed peale puiste ja see sinna vahele jääb niimoodi, siis ongi ta kirjukoer nagu on. Tegelikult ei ole ta ebakvaliteetne. Jah, sellest me jälle räägime ka järgmisest töötoas natuke rohkem. Et see lihtsalt seletas praegu lahti selle liivalaigu meetodi, et sideaine, nagu ma juba mainisin, on hästi kallis. Ja kas me tahame teda nii palju panna või me tahaks teda nii palju panna. Et selle sideaine arvelt, mis me siia juurde peaksime panema, me saaks kuskil jälle mingit teed rohkem teha. Seega meil on kõik need 3 lihtsamat omadust käes, et tehnoloogiat määrata just nüüd selle pindamisjuhendi tabelite baasil. Kus me need saime, ma seletasin, kattetüüp, välisel vaatlusel, kõige parem. Marekil oli hea tähelepanek, et liivalaiku me niikuinii läbi registri teha ei saa ja pigem teeme. Kuidas nüüd ikkagi siis seda tehnoloogiat määrata? Marek nüüd paneb meile sinna need tabelid kohe ülesse ja siis me katsume mõned ülesanded lahendada. Ongi jah, esimene 2 ja 3 ja 3. 2-3. See. 2 on jah, selles mõttes selle katte kõvaduse hindamisega, see on selline abitabel, nagu ma aru saan. Et me saame jämedalt hinnata, palju see kõvadus võiks olla. Põhilisem tabel on meil tabel 3, mille järgi me saame valida nüüd tehnoloogia, mis sinna kattele tegelikult peaks sobima. Kui me teame kattetüüpi, nagu näete, kerged aluskatted, siin on nüüd
keera äkki see kolm tabel sinna üles välja, seal all on väga oluline tekst ka tegelikult, mis seletab tegelikult lahti. Et kui te ka tähele panite, siis ma praegu ei puudutanud eriti neid kruusateid ja nii-öelda võib-olla ka freesipurukatteid. Marek ütles ka väga hästi, et ega selliseid tolmuvabasid freesipurukatteid, ma ei tea, praktiliselt on väga raske leida. Ja ma olen küll mõningaid näinud, aga ma ei tea, seal on midagi võib-olla juurde pandud, mis on laotajaga maha pandud. Meil vist on mõned olnud, kuhu võiks tõesti ühekordse pindamise otse peale teha ja mis lähevad nii-öelda nende tolmuvabade aluskatete klassifikatsiooni. Aga siin on väga hästi minu arust ära seletatud, mis tüüpi mingi katte on. Et ma arvan, et seda oskab igaüks vaadata, kas see tolm on peal lahtine, kas me saame seda katet pühkida, võib-olla lihtsalt isegi jalaga liigutatav, et kas tohib sinna harja peale panna või ei tohi. Samas tolmuvabad katted on meil jaotatud, nagu me vaatasime, liivaringi järgi, mille me nüüd ilusti määrasime seal betoonbloki peal, et kui me praegu näiteks vaataks seda need liivaringe kahte, mis me määrasime, ühel saime 100, see läheks nüüd kas siia või siia lahtrisse ja teisel saime 180, kas nüüd siia või siia lahtrisse. Seda kumb nüüd kas siin või siin lahtris, nagu te vaatate, siis tegelikult need liivaringid kattuvad natukene. Küll kõva urbne osa ja küll urbne sile osa. Neid me saamegi nüüd selle teise tabeliga natukene täpsustada, kui me juba seal koha peal oleme. Et kas ta on pigem sile, on ta kõva, seal on, näite korra seda teist tabelit veel. Et struktuur kuiv, kui see liivaring on enamasti, vähemalt minu kogemus näitab seda, et kui liivaring on ikkagi seal 60-100 vahel ja see kivi ei ole siiamaani sinna katte sisse sõidetud, no siis teda ei sõideta ka sinna sisse. Siis ta on ikka suht kõva alus tegelikult ja me võime arvestada, et ega see kivi sinna sisse ei lähe. Kui nüüd mingit tõsist liikluskoormuse tõusu ei ole seal ette näha, näiteks nagu meil tehakse mõnikord, et meil on kõrvaltee, kõik on ilus ja korras, siis hakatakse peateed ehitama, suunatakse kogu liiklus kuskile tugi või kõrvaltee peale. Mis juhtub selle tugi kõrvalteega? Ta saab otsa päris kiiresti, sellepärast, et tema liikluskoormus tõusis niivõrd palju. Nii, kuidas meil ajaga on? Ja viimane tabel on siis, näite seda 4.1, 4.2, 4.3. Veel natuke edasi, siin on üks tugevuse arvutuse tabel, aga see käib rohkem sideaine normi kohta, mida me täna väga ei puuduta. See on 4.1. Jah, see on 4.1. Neid on 3 tabelit, 4.1, 4.2, 4.3. Et kui me oleme sealt tabel 3-st valinud juba need tüübid, mis meile sobivad välja, siis nüüd nende alusel me peaks langetama otsuse, missugune nendest on seal 3 või 4 nüüd pakutud, sobib meil konkreetselt sellele teele. Ja mida me tahaksime selle tee peal nagu näha. Seal saame arvesse võtta kõiki neid väliseid tingimusi nüüd. Aga ma arvan, et vaatame nende tabelite rakendamist kõige paremini näidisülesannete peal. Marek paneb ühe katte meile sinna, ülesanne number 1. See on üks Linnatänava kate. See? Jah, pane see sinna. See on üks Linnatänava asfaltkate. Mul on see ka siin niimoodi olemas. Tegin niisuguse tabeli, kus on hea need asjad kõik kirja panna, mille alusel neid, seda tehnoloogiat saaks siis määrata. Nagu näeme, katte iseloom, asfaltbetoon kate, pragusid meil ei ole seal, puuduvad, liivaring, ma ei tea, kui palju seda on näha, tuli kuskil 175. Need andmed me saame ka jälle linnas, ma ei tea nüüd, kuidas neid liiklusintensiivsustega on. Neid nähtavasti Maanteeameti lehe peal ei ole. Et ma ei oskagi öelda, kust linnaliikluses need võiks saada. Aga nähtavasti on nad ka kindlasti kuskil olemas. Kuigi linnas võib alati nende koormustega päris kõrgelt ise arvestada. Kunagi ma käisin isegi, kui niimoodi liiklusintensiivsused ei saanud, siis ma käisin tee peal ise lugemas. Istusid seal pool tunnikest päeva aeg. Lugesid ära, korrutasid jämedalt, palju sul päeva jooksul jookseb sealt autosid läbi, et sai ka selle numbri jämedalt niimoodi kätte. Raske liiklusosakaal 2, kasutades, jah, tabelit, pane tabel 2 nüüd ja 3, siis ma saan neid seletada lahti sealt, just. Et tabel 2 järgi 175, vaatasime seda pilti pealt, ta ei olnud selles mõttes, kivid olid näha, tal ei olnud bituumen peale tõusnud, järelikult me väga pehmeks teda lugeda ei saa, kuigi ta võiks mõlema alla minna.
180-ga. Nii väga pehme kui ka pehme. Et pigem ta on meil sile ja pehme kate. Mis meile tabel 3 nüüd selle peale pakub? Meil oli liivaring 175 ja meile pakub tabel 3 selle peale ühekordset V, 1,5 kordset ja 1,5 kordset V. Et siis see osa siin? Jah, sa vist niimoodi ülevalt alla ei saa, jah. Aga seal on näha, et meil on liiklus üle 1000. Et see 1000 on siit, jah? Jah, 1000 tuleb sealt, liiklus tuleb sealt. Siin ongi selles mõttes asi nagu hästi lihtne, et see 1000 on võetud nagu selliseks keskmiseks, kõik, mis on üle 1000, see on juba päris palju, kõik, mis on alla 1000, see on nii-öelda juba selline väiksem liiklus, millega mõningaid tehnoloogiaid, näiteks nagu rattejälge ei ole mõtet teha. Noh, seal ei teki kunagi sellist varianti, et sul on rattejälg sisse sõidetud. Seda on väga harva. Aga edasi on siin? Edasi, kuna siin on ka fiibrid taga tegelikult, siis fiibrid me siia ei paku, kuna praad puuduvad. Et selles mõttes siia F praegu taha ei ole vaja teha. Nüüd paneme tabeli 4.1, sest meil on 4 tehnoloogiat, meil on nende vahel nüüd vaja midagi valida. Saad sa veel ühe nõksu üles, vot nii, aitab küll. Vist nüüd on meil kõik need tehnoloogiad tegelikult seal, vot nii on väga hea. Et mis te arvate, missugune oleks eelistatum siia? On arvamusi? No, üle 1000 oli on ju liiklust. Jah. Noh, kindlasti sobib ühekordne. Ühekordne on, siin on ka kirjas, et ta sobib kuni liikluseni 3500. Kattestruktuur ja kahjustused on põiklõikes enam-vähem ühesugused. Kasutatav kerge ja keskme liiklusega. Sobib tugevate aluste korral. Rattajaile pindamist meil ei ole mõtet kaaluda, kuna meil seal rattajaile erinevust ei olnud. Siin võiks võib-olla isegi üks lahter veel olla. Ja? Kuigi järgmise ülesjõunduures me näeme, et siis kui on rattajälg olemas, siis ma kirjutan siin 2 numbrit liivaringile. Üks on rattajäljes ja teine on mujal telje peal osa. Et tegelikult ta tuleb siit välja. Antud juhul on 1 ja ühtlane. Need liivaringe kindlasti tuleks ka teha nii-öelda enim iseloomulikes kohtades, mis katte peal esinevad. Et meil ei piisa kindlasti ühest liivaringist. Aga nüüd siis jäi, et ühekordne pindamine, aga mis fraktsioon? Ühekordne või 1,5-kordne. Emba kumba. Mis fraktsioon? Fraktsiooni me saame tegelikult, siin on fraktsiooni selleks ainukeseks eraldamiseks pandud raske liiklusosakaal. Kuna meil raske liiklust on ainult 2%, siis tegelikult võiks vabalt kaaluda ka siia 4,8-ga ühekordset pindamist. Kuid samas rõhutame seda, et meil on siia kirjutatud linnaliiklus. Seal on hästi palju pidurdamisi, seal on hästi palju pöördamisi, seal on hästi palju kiirendamisi. Et sellisel juhul mina vähemalt soovitaks sinna pigem teha 1,5-kordset pindamist. Ja nii on ka siin kirjas, et võime teha 8,12 ühekordse, tegelikult võiks ka teha vist 4,8 ühekordse selle järgi. Ei ole, sest et ühekordne on, vaata, on 8,12 on siin. Ei, aga... Üle 1000. Üle 1000, jah, õigus, jah. Ma vaatasin nüüd ise valesti, jah, õigus. Ma vaatasin alla 1000 rida. Ei, siis on kõik õige. 8,12 on, jah. Et 4,8 üle 1000 ei ole mõtet panna. Miks? Mis te arvate? Meil on sellega väga kurvad kogemused, et nagu Marek ütles, ei kulu läbi, nokitakse ära lihtsalt. Sest 8,12 või 4,8 on ikkagi see osa, mis bituumeni sees on. See on nii väike osa, et ta ei suuda sellele naela nokkimise nagu sellele konksule vastu panna. Me oleme teinud ribapindamist ja oleme teinud ka lauspindamist üle 1000 liiklusega teedele ja üks talv ja kõik. Rattahelg on praktiliselt puhtaks sõidetud. Sellepärast tundub, et siin on väga targalt, ei ole seda 4,8 sinna pakutud. Nii, nüüd meil on järgmine ülesanne. Ahah, Marek pani juba valmis, meil aeg jookseb vist. Just. Liigume edasi. Pane sinna nüüd see pilt ka. Marek, teed äkki liivaringi sinna, kuule. Ma nii kaua jutustan muid asju. Tee ise. Katte iseloomu saame kirja panna. Ütleme, et
ma püüdsin imiteerida vana pindamist. Ütleme nii, et see on niisugune 12-16-ga mingi võib-olla 10-aastane pindamine. Ma ei tea, nii hästi kui halvasti see mul näppude vahel välja tuli. Aga midagi sellist ta peaks nagu endast kujutama. Et ütleme, meil on sellist katet vaja pinnata. Näed, ei ole väga teinud, liivaringi ei tulegi nii lihtsalt välja. Viina ikka valadega, see on peaaegu sama ju. Läheb üle või ei lähe. Aga seal on 40, jah, sa saad rohkem valada. Mis see alus on siin? On kirjas sulle? Vana pindamine, jah? Ei, vana pindamine oli, jah. Vaata, proovi. Kogu lugu. Kadus ära kuskile? Jah, lükkas ta natuke allapoole. Ei olegi midagi õõruda, jah? Mina ei tea, nukid on teravad. Ma ei tea, mis ma mõõdasin. No sisuliselt jah, meil on tegemist sellise väga urbse kattega, nagu me enne siin ka vaatasime. Õige number, ma ei tea, ma panin ma ei tea, mis numbri sa sinna panid siis. No ma ei tea, 60 on sinna ühtepidi. 60. Ja 60 ongi. Fragusid meil ei ole seal, ütleme. 65. Mul on 65 sinna pandud. No, sa on parem ka võib-olla. Mul ma panin natuke rohkem ikka. Ma ei tea, mis kriipsu järgi sa panid sinna. Võib-olla see ei vähe. No aga okei. Ja ütleme niimoodi, et seal on 400 autot tööpäevas, tavaline maanteetee, raske liiklusülekaal või raske liiklusosakaal on 1%. Kattetüüp, jah, nüüd võid selle panna jälle, tuleb meil urbne kõva, kuna 65, ta on väga kõva kate, ma arvan, et peale vaadates on seda täitsa, need kivid ei ole kuskile läinud ja ei lähe nähtavasti ka järgmise 10 aasta jooksul. Ainuke vahe on see, et see on 10-aastane pindamine juba, bituumen on vananenud, ta hakkab keskelt natuke pragunema, võib-olla ka mõni kivi tahab isegi vahelt hakata ära tulema, et tegelikult ta vajab pindamist. Mis me sinna nüüd teha saame? Pane, jah, tabel 3 on meil ees. Kõva urbne. Jah. Alla 1000. Ehk siis valimiku jäävad. Alla 1000, just. Võtame kõva urbne sellest lahtrist. Meil on seal 4 fraktsiooni. Fiibreid meil ei vaata, kuna meil on pragude koha peal on kriips. Siis jääbki ainult kas ühekordne K ehk kiilumine või siis kahekordne ümber pööratud. Just. Kuna me praegu näeme, et see kate väga lagunenud ei ole, meil see kahekordne ümber pööratud suurt mõistlik ei ole, tuleks valida nende kolme vahel. Nüüd me võtame selle tabeli 4.1. Me peame 4.2 ka siin vaatama, sest seal tuleb see 1K nüüd välja. Vanad ja urbsed pindamised kõrvalteedel, kus pindamises on kivimaterjal veel alles, aga bituumen on vananenud ning kate laguneb ja praguneb. Mulle tundub, et see kehtib täpselt selle katte kohta praegu seal. Et sellisel juhul mulle tundub, et see on ainuke variant, mis fraktsioon võtta. Vaat fraktsiooniga on nüüd täpselt niimoodi, et siin on isegi kõrval antud, mis on aluspindamise fraktsioon. Vastavalt sellele peaksime valima ka selle, siin on küll pakutud kõik 4-8, aga sõltub, võib-olla mõnikord mingi 16-32 juures tegelikult on täitsa hea teda kiiludega 8-12. Võib-olla ka nii. Antud juhul meil on 12-16 seal, siis ainuõigeks variandiks jääks 4-8 ja ühekordne kiilumine. Nii, meil on üks ülesanne veel. Ei, meil on 2 ülesannet veel. Seal peaks üks pilt olema sul. Vaata see teine pilt. Vot. Meil on selline pilt. Ülesanne 3. Liiklust 300, maantee. Raske liikluse osakaal 2, mis me siia kirjutame, asfaltbetoon kate. Kui te nüüd natuke näete, siis siin on praod olemas. See on niiske ilmaga tehtud pilt, siin on väga ilusti näha, siit jooksevad mingid praod. Siin on pragu, siit on mingi pragu näha, et järelikult praod on olemas. Liivaring, palju tuli meil seal? 115 saime selliseks keskmiseks liivaringiks. Mis juhendi? Kõvaduseks sain urbne. Siin ongi nagu naljakas, see nimetused on natukene siin sassis. Urbne sile. Et liivaringi järgi 115. Noh, nüüd ta lähebki siia keskmisesse tegelikult. Kõik struktuur, urbne, osaliselt sile. Vahel on ka märgatav rattajaljad, seda meil hetkel siin ei ole. See on väike tükk. See on nähtavasti 2 ratta vahelt täpselt võetud. Tabel 3 järgi, mis me sinna saaksime siis? Tabel 3 järgi meil on 115. Ta läheb nüüd kas siia või siia. 115 ja pand siia. Aga pigem meil on urbne sile kõva.
urbne sile, Siia. selle annab see kõvaduse määramine annab meil selle siia ära, järelikult me peaks ta võtma ikkagi sellest lahtrist. Ja siit meile pakutakse välja, vaat nüüd me peame fiibri pakkumisi ka vaatama, sellepärast, et seal on praod olemas, nüüd peaks ka nendega arvestama. Missugune nendest sinna kõige paremini sobiks? Nüüd võtame tabeli 4.1 ja vaatame, mis me nendest siis valida nüüd saame. Fakt on see, et ta peaks fiiber olema. Kas ta nüüd on ühekordne fiiber või pooleteistkordne fiiber? Ma ei tea, kiilumist teoreetiliselt saab ka fiibrina teha või? Teoreetiliselt saab vist, aga seal võib muidugi see fiibri nagad seal nukkide peal pärast niimoodi välja tulla, tuleb nagu sükene nagu heinakuhja oleks sinna. Me ei ole kordagi sellist teinud vist. Ma ei teagi, et me kiilumist oleks teinud mingi sellise fiibriga. Et seda, ma ei tea, ma ei oska öelda. Ei ole. Üldul on 1,5-kordne olnud. Pigem on seal jah olnud. No vaat siin olengi valikuteks praegu võtnud, et 4.8-ga ühekordne fiiber või siis 8.12 ja 4.8 pooleteistkordne fiiber. Et eks siin nüüd tuleb langetada selles mõttes otsus, et kuidas see 8.12 ja see pooleteistkordne sinna sobib. Aga need variandid praegu me siia saime. Nüüd panen selle ploki või? Jah, 4. vabandust. 4. ülesanne kasutab seda sama asfaldi imitatsiooni, kus siis meil nüüd on asfaltbetoonkate. Pragusid meil ei ole või pole veel tekkinud. Kasutame neid samu liivaringe seal, 185 siis rattahelgede osas ja 100 siis mujal osas. Liikluseks 3500, maantee, raske liiklus 15%. Vaatame, mis tema kattetüüp tuleb. Hindamisjuhend, tabel 2. 185. Tundub, et väga bituumen üles ei ole selle rattahelel tõusnud. Vähemalt pildi järgi niimoodi tundus. Et pigem ta läheb siis sileda kategooria alla. Ja nagu te näete, siin peame nüüd 2 asja eraldi vaatama. Nagu ma rääkisin sellest rattahelje pindamise juures, et me vaatame 2 asja täiesti eraldi, mis kummalegi sobib. Ja siin ongi rattaheljes on meil selline liivaring, mujal on selline ja tabelis 3 me peame ka siis vaatama 2 erinevat lahtrit, mis kummalegi nagu sobiks. Sama on ka kõvadusega. Et samas sellise sileduse juures rattahelg võib tõsiselt higistada ja bituumen pinnal olla, järelikult võib siia tulla täiesti väga pehme. Siis me peame seda fraktsiooni valiku juures arvestama. Mis meile pakub nüüd välja tabel 3 hindamisjuhises on ühekordne. See tuleb meil nüüd sellest siledast lahtrist. Ühekordne, fiibrit me jälle ei vaata, kuna pragusid meil ei ole. Ühekordne rattahelg, 1,5-kordne ja 1,5-kordne rattahelg. Nüüd vaatame, mis nendest 4 võiks meil antud kattele kõige paremini sobida. Siin tegelikult ühe märkusena vaata veel juurde tuua, et kõrvalosale, kus on 100 on liivaring, tegelikult läheb ka see ühekordne kiilumine. Juba ongi see, et läheb sinna poole, ma unustasingi selle öelda, et selles mõttes siin peaks tegelikult võib-olla olema ühekordne kiilumine, kuigi me võime ühekordselt alati vaadelda ka selles mõttes ühekordne 4.8-ga. See oli ka vist eelmise ülesande juures, tuli ühekordne 4.8-ga sisse. Et isegi kiilumist ei olnud. Kõrvalosale läheb nagu kiilub sisse ja ratta jälgi jääb see tavaline ühekordne või poolteist. Jah, tihti lugu võib see ka, võib-olla antud selle ploki juures, kus meil oli selline liivaring. Võib-olla seal kiilumist tõesti ei toimu, sest siin on nagu tegemist rohkem sellise KMA asfaldiga ja seal nagu kivi nukke nagu üleval tegelikult näha ei ole. Aga kui meil oleks 2 ratta vahel näiteks nüüd see samasid, selline osa, siis siin kindlasti see keskmine toimuks kiilumisena, et siin juhtub see asi, et me paneme see 4.8, aga need nukid jäävad siia lihtsalt püsti. Võivad jääda ka telje peale. Aga jällegi mitte midagi hullu ei juhtu. Kuna meil on tegemist väga suure liiklusega, 3500, siis tegelikult mina ühekordselt üldse ei vaatakski, sest siin on konkreetselt kirjas kuni 2500 autot tööpäevas.
Et mina tavalist ühekordset siia väga isegi ei pakuks. Just rattajäljes, sest ütleme, et mujal osal seda liiklust nähtavasti ei ole. Sienna võiksime teha ka ühekordse. Ja siit tulevad ka 2 varianti, mis me sinna nüüd teha võiks. 8-12 rattajälge, 4-8 siis mujale, aga kuna on 1,5-kordne rattajälg, siis tegelikult me kiiluks teda ka sinna 8-12 rattajälje vahele. Ja ma arvan, et see oleks ka parim variant sinna, sest siin on nüüd ainult ühekordne ja rattajälge me sel juhul saaksimegi ainult ühekordse, mis tegelikult liikluse juures 3500 on juba päris riskantne. Just selle sama hernetera ja selle veeremise, ühekordse tera kivi veeremise suhtes. Praeguseks minu poolt kõik. Tänan teid praegu tähelepanuse eest, osavõtlikkuse eest. Jätkan peale kohvipausi ja siis juba vaatame, kuidas neid tehnoloogiaid teha saab, mis nüanssi see peab jälgima, natuke rohkem seda praktilist poolt, nii hästi, kui seal kaamera all välja tuleb. Seniks saate käia siin vaadata neid pindamisi, mis ma olen siin näppude vahel valmis teinud, kui suur on siis erinevus tegelikult ühekordsel, 1,5-kordsel ja samal ajal tavalisel näiteks 4-8-ga ühekordsel pindamisel. Et ma olen võtnud 2 erinevat kivi siia, üks on selline ümaram natukene punane, teine on selline lapikum kiilium. Nagu te näete, tegelikult need pildid on natuke erinevad. Tänud!